traditsiooniliselt siis juba 16. aastat korraldame ja täna on meil juttu siis soome-ugri rahvastest selles kontekstis, mis puudutab siis, kuidas need soome-ugrilased välja näevad siis maailma põlisrahvaste peres, et kui efektiivselt nad oma õiguste eest seisavad või ei seisa üldse, et nende ja ilmselt ka muude probleemide üle arutleb Oliver Loode, kes on siia kohale jõudnud, kes oli paar aastat siis meie esindaja siis ÜRO põlisrahvaste foorumi juures ja just nimelt nende põlisrahvastega nii maailmas kui ka ja siis muidugi soome-ugri rahvastega ka tegeles, nii et ole hea, Oliver. Aitäh, Jaak! Tere kõigile! Väga hea meel olla siin täna Hõimuklubis teiega, et ma kujutan ette, et siin juba tegelikult näen, et siin publikus on kindlasti inimesi, kes on põlisrahvaste alal rohkem eksperdid kui mina. Aga ma arvan, et see peamine uus teadmine, mida ma loodan teiega jagada täna, see on seotud just minu viimase 3 aasta kogemusega ÜRO põlisrahvaste püsifoorumis, kus ma olin liige sellises 16 liikmelises seltskonnas, kus olid nii põlisrahvaste kui erinevate riikide nomineeritud esindajad ja mina olin siis seal nomineeritud Eesti Välisministeeriumi poolt sõltumatu ekspertina. Ja nüüd on see 3-aastane ametiaeg seal, mis oli tegelikult nagu vabatahtlik töö möödas ja on päris hea võimalus sellest teha kokkuvõtteid ja just nagu jagada seda ka teiega. Et see siis võib-olla väikeseks sissejuhatuseks, kui nüüd rääkida põlisrahvaste liikumisest ja põlisrahvaste õigustest, siis tegelikult praegu on väga huvitav aeg maailmas, sest põlisrahvaste teema on ületanud rahvusvahelise peavoolu meedia künnise. Näiteks kui täna avada BBC uudised, siis täiesti selle uudiste voo tipus on selline lugu, mis on siin olemas, siin näidatud. Räägib siis sellest, kuidas Põhja-Dakota Sioux põlisrahva territooriumile nüüd Trumpi täitevkorralduse tulemusel siiski hakatakse rajama naftatoru, North Dakota Access Pipeline. Ja kuigi see on nagu oma olemuselt justkui nagu halb uudis põlisrahvastele, siis tegelikult see lugu, mis on selle taga, on nagu palju huvitavam ja mõnes mõttes ka lootusrikkam. Ehk siis kogu eelmise aasta, isegi veel kauemgi, on Põhja-Ameerika põlisrahvad protestinud selle plaani vastu, et nende maa või õigemini täpsemalt nagu ühe järve alt siis ehitatakse see naftatoru ja sellest algselt nagu kohaliku tasandi protestist kasvas välja täiesti ülemaailmne liikumine. Ülemaailmne solidaarsusliikumine, millega ühinesid teised maailma põlisrahvad ja mitte ainult põlisrahvad ja tekkis päris suur ja peaaegu vägivaldne vastasseis USA sõjaväe ja siis nende põlisrahvaste esindajatega ja protestijate vahel. Tulemus oli see, et Barack Obama ühe oma viimase tegevusena peatas selle naftatoru ehitamise siis nendel konkreetsetel maadel. Ja see oli väga suur võit nendele Põhja-Ameerika põlisrahvastele. Nüüd tuli Trump ja justkui teeb kannapöörde. See lugu jätkub, see kindlasti pole veel lõppenud ja ei ole fakt, et see toru sealt tõesti ehitatakse ja me ei tea, mis selle tagajärjed saavad olema. Aga mis on siin tähenduslik on see, et põlisrahvaste teema on täna peavoolu teema. Ja siin võiks küsida seda, et kas soome-ugri rahvad ka kuidagi suhtestuvad selle Põhja-Dakota ütleme siis selle vastasseisuga. Kas see on nagu nende asi või see on ka mingis mõttes soome-ugri asi? Eesti asi?
ja tegelikult vastus on olemas samamoodi. Et ilmselt teie teate paremini, võib-olla mõni käis ka kohal, aga novembrikuus korraldas rühm aktiviste Eestis USA saatkonna ees, või peaks ütlema kõrval, kuna sinna päris ette ei lasta, väga korraliku meeleavalduse solidaarsusena või ütleme siis meeleavalduse, et näidata üles toetust nendele, Standing Rock on selle koha nimi, siis Ameerika põlisrahvastele. Ja minu jaoks, kui ma seda uudist nägin, see oli väga, väga üllatav, samas ka väga kuidagi meeldiv, et Eestis on kodanikuühiskonna tasandil nagu selline liikumine tekkinud või tekkimas. See on ainult üks näide sellest, kuidas soome-ugri maailm täna suhtestub selle suure rahvusvahelise põlisrahvaste liikumisega. Ja mõnes mõttes see on ainult üks väike tükike sellest. Ja ma tulen tagasi selle Standing Rock selle vastasseisu juurde hiljem, just ka rääkides saamidest, sest nagu selle ürituse tutvustus oli kirjas, oli üleeile saami rahvuspäev, 100 aastat saami esimesest sellisest suuremast poliitilisest kokkusaamisest ja saamidel kui ka hõimurahval on väga oluline roll selles maailma põlisrahvaste liikumises. Et nii palju võib-olla sellise teema sissejuhatuseks. Kas keegi muidu käis äkki sellel Standing Rock protestil siin Tallinnas? Vähemalt üks teist on käinud, nii et põhimõtteliselt on asjaga kursis. Et sellest võib ka hiljem eraldi rääkida, et kuidas üldse see mõte tekkis ja kes selle taga on. Aga minu jaoks see on päris tähenduslik. Et ta räägiks siis sellest, ma võib-olla siis nagu lihtsuse mõttes istun maha siia, et räägiks sellest, millised võimalused ja samas millised väljakutsed on meie hõimurahvastel selleks, et osaleda rahvusvahelises põlisrahvaste liikumises. Räägiks veidi sellest, mida Eesti on teinud põlisrahvaste heaks ka ÜRO süsteemis ja mismoodi Eesti võiks just hõimurahval veel rohkem toetada selle kaudu. Ja kui vähegi on aega, siis võiks ju ka natuke diskuteerida teemal, et kas Eestis on põlisrahvaid just sellises rahvusvahelises või ÜRO tähenduses. Et ma arvan, et see on mitte piisavalt läbi arutatud teema Eestis, kus on päris mitmeid võimalusi, mina näen selliselt. Ja kui ma nüüd peaksin tegema sellise kokkuvõtte sellest järgnevast jutust või sellise nagu teisi, siis see võiks kõlada umbes niiviisi, et tänasel päeval see maailma põlisrahvaste liikumine on päris reaalselt eksisteeriv asi, mille mõju ja millega poliitiline mõju ja selline vägi on tegelikult kasvamas. Soome-ugri rahvad, soome-ugri põlisrahvad on tervikuna selles rahvusvahelises põlisrahvaste liikumises kindlasti alaesindatud, välja arvatud olulise erandina saamid, kes on tegelikult väga hästi pildil. Aga teisipidi võib ka öelda, et soome-ugri riikide selline, võiks öelda nagu jalajälg või jälg selles põlisrahvaste liikumises on jälle nagu suurem, kui võiks arvata. See puudutab ka Eesti riik ja Eesti tegevust. Ja tegelikult Eestil on päris palju võimalusi põlisrahvaste heaks veel rohkem ära teha. Ja ühelt poolt ütleme sellisest idealismist ja solidaarsusest, aga teiselt poolt ka oma sellise poliitilise ja mainekapitali kasvatamiseks. Nendest võimalustest tuleb ka natuke juttu lõpupoole. Aga võib-olla alustaks sellest, et kes siis üldse on põlisrahvas, sest eesti keeles ja Eesti mõtteruumis sõna põlisrahvas tähendab midagi muud kui see, mida rahvusvahelise õiguse ja ÜRO käsitluse järgi peetakse põlisrahvaks. Et ma olen üsna veendunud, et paljud teist peavad eestlasi
põlisrahvaks omal maal. Mina näiteks pean. Aga tulenevalt sellest, et milline pikaajaline suhe on meil oma maaga. Aga rahvusvaheliselt eestlased ei kvalifitseeru põlisrahvana. Ja põhjus on see, et kui vaadata ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni ja teisi selliseid rahvusvahelisi dokumente, siis kuigi sellist ametlikku definitsiooni, kes on põlisrahvas, ei ole, siis on erinevad sellised käsitlused ja on üldine arusaam, kes siis võiksid pretendeerida põlisrahva staatusele. Lisaks sellisele põlisele, ehk siis nagu pikaajalisele ja ka hingelisele suhtele selle maaga, kus nad on traditsiooniliselt elanud ja kus nad edasi elavad, on justkui eelduseks see, et see rahvas ei ole dominantne rühm oma riigis. Ehk siis ta on pigem vähemuses arvuliselt, ta tõenäoliselt ei oma poliitiliselt väga suurt võimu oma riigis, ehk siis ei ole nagu dominantne poliitiline jõud. Ta ilmselt on olnud mingis ajavahemikus koloniseeritud suuremate rahvaste või riikide poolt. Aga ta on suutnud säilitada järjepidevuse selle eelkoloniaalse aja ja praeguse vahel, mis puudutab kas siis keelt, identiteeti, usundit või teisi selliseid omadusi. Ja põlisrahvas peab, et olla veenvalt ennast esitada põlisrahvana, peaks see rahvarühm ka eristama ennast sellest dominantsest rahvast, kus nad, kellega samas riigis nad elavad. Ehk siis näiteks, kui saamid määratlevad ennast põlisrahvana, siis saami rahvas ei saa ühtlasi olla soomlased. Nad võivad olla Soome kodanikud, aga nad ei saa olla samaaegselt soomlased. Ehk siis see peab olema tõesti eristuv rahvarühm, eristuv rahvas. Ja väga tähtis on ka enesemääratlus, ehk siis see põlisrahvas peaks siis ka ise ennast määratlema põlisrahvana. Et see ei ole see, et see riik, kus ta asub, lihtsalt otsustab mingisuguse ukaasiga, et nemad on põlisrahvad ja need ei ole. See on muideks Venemaa praktika, et Venemaal on riiklik register põlisrahvastest, aga see on mõte, et riik teeb nimekirja põlisrahvastest, on vastuolus ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni mõttega, kus just see enesemääratluse tähtsus on väga suur. Aga need on sellised põhimõtted, et kuidas võiks mõelda põlisrahvast. Aga peab ütlema, et ametlikku definitsiooni sellest ei ole. Küll aga kui kõige lähedasem asi sellisele definitsioonile on ühe endise ÜRO ÜRO vähemuste raportööri José Martinez Cobo kriteeriumid, mida ma siis niiviisi vabalt siin veidi ka tõlgendasin. Nüüd selle definitsiooni järgi arvatakse, et maailmas on rohkem kui 370 miljonit põlisrahva esindajat, mis on siis umbes 5% inimkonnast. Ja umbes 5000 rahvast ja 4000 keelt. Et see on juba iseenesest küllaltki märkimisväärne osa meie planeedist, aga kui me lisaks sellele mõtleme, millised maavarad, millised loodusressursid asuvad põlisrahvaste territooriumidel ja millist teadmist need põlisrahvad omavad, kas me nende samade loodusvarade või loodusressursside kasutamisest, siis muidugi põlisrahvaste selline majanduslik, kuidas ma ütlen, tähendus sellest tänapäevases globaalses maailmas on veel suurem kui see 5%.
ja selles tähenduses siis eestlased ei saa olla põlisrahvas. No, meie kõik eraldi võime mõelda endist nii, nagu me soovime. Aga ütleme, et selle jutuga, et eestlased on põlisrahvas, kui minna näiteks sinna ÜRO-sse põlisrahvaste foorumisse, seda juttu tõsiselt ei võeta. Selle peale võib-olla oleks nagu ütleme, et oleks näha nagu muigeid teiste inimeste poolt. Aga kindlasti on kõigil soome-ugri rahvastel peale eestlaste, soomlaste ja ungarlaste võimalik end määratleda põlisrahvana. Et see, mil määral nad seda teevad, et see sõltub osaliselt ka neist endist. Kuigi nagu näha, siis tegelikult selline põlisrahva määratlus on üsna nagu väga politiseeritud. Et kui Eesti oleks praegu näiteks de facto Nõukogude Liidu osa endiselt, või siis kui me vaatame tagasi, et siis justkui nagu selle loogika järgi eestlased võiksid olla põlisrahvas. Et ehk siis kas tõesti siis on niiviisi, et kui riigikord muutub, et siis nagu võib minna mitte põlisrahvast põlisrahvaks või vastupidi, et see on küllaltki selline, ütleme, ma arvan, et see osutub nõrgale kohale selles ÜRO põlisrahva määratluses. Ja tegelikult ka president Ilves siis meie endine president Ilves on mõnel korral ka seda toonud välja sellise nagu mõnes mõttes vastuoluna. Ehk siis see debatt veel päriselt ka pole võib-olla lõppenud. Ja samuti on niiviisi, et erinevatel riikidel on mõnevõrra erinevad arusaamad sellest, et kes siis on põlisrahvas ja kes ei ole. Võtame siis on soome-ugri rahvaste seisukohast võib-olla kõige tähtsama riigi Venemaa. Et Venemaal on nagu väga paljudes küsimustes selline oma liin, mis erineb päris tugevalt rahvusvahelisest konsensusest ka põlisrahvaste määratluse küsimuses. Et esiteks peab ütlema, et Venemaa ei ole asunud ühemõtteliselt toetama ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni, mille üks aluspõhimõtteid on see, et põlisrahvastel on enesemääramisõigus. Ja et põlisrahvastel on õigus kasutada oma maadel asuvaid loodusvarasid ja loodusressursse, et põlisrahvastel on õigus põhimõtteliselt ise oma elu oma äranägemise järgi sättida, et mis puudutab just seda enesemääramisõigust ja majanduslikke õigusi, siis Venemaa neid üldreeglina ei tunnista põlisrahvaste puhul, väites, et Venemaal asuvad maavarad ja loodusressursid kuuluvad kogu Venemaale. See on üks koht, kus võib-olla siis on päris suur erinevus just selle ÜRO deklaratsiooniga. Ja kuigi, ja siis Venemaa on juba Jeltsini ajast on seadusandluse järgi on ühelt poolt on öelnud, et kõik Venemaa rahvad on põlisrahvad, mis muidugi on suhteliselt sisutühi väide, et sellega midagi peale ei saa hakata ja see ei ole ka rahvusvahelise õiguse mõistes sisukas. Aga millele Venemaa rõhub ja mis on ka nendel seadusandluses kirjas, on siis väikesearvuliste põlisrahvaste mõiste, korjennõie malatšistlennõie narodu, kellele siis kehtivad teatavad sellised, ütleme, privileegid või õigusteks on isegi neid palju nimetada, aga ütleme nii, et väikesearvulisi põlisrahvaid tunnustatakse ja kogu Venemaa põlisrahvaste alane tegevus keskendubki nendele. Ja ütleme, kui vaadata näiteks Venemaa põlisrahvaste delegatsioone ÜRO-s, siis peamiselt seal ongi siis nende väiksearvuliste põlisrahvaste esindajad,
selleks, et saada väikesearvuliseks põlisrahvaks ametlikult ja selleks on siis Venemaal loodud register, peaks seal olema, sellel rahval olema vähem kui 50 000 siis inimest, mille järgi näiteks isurid ja setod on põlisrahvad, ehk siis väiksearvulised põlisrahvad Venemaal, aga näiteks karjalased ei ole, sest neid on tänase päeval rohkem kui 50 000. Nüüd, kui kõigi eelduste järgi karjalasi saab olema vähem kui 50 000 järgmisel Venemaa rahvaloendusel, siis karjalastel on ka suur õnn saada Venemaa väikesearvuliste põlisrahvaste hulka. Et jällegi see on üsna tendentslik määratlus ja tegelikult maailmas minu teada ei ole üldse sellist teist pretsedenti, et kusagil nagu eristataks põlisrahvaid rahvaarvu järgi. See on täiesti vastuolus ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga ehk lühendatud ÜRO deklaratsiooniga ja sellele on viidanud ka mitmed ÜRO eksperdid, et see ei ole päris õige lähenemine. Ja üldisemalt Venemaa põlisrahvaste käsitluses peetakse väga oluliseks seda, et põlisrahvas on see, kes on säilitanud oma traditsioonilised eluviisid. Ehk siis põhjapõdra kasvatajad või siis kusagil seal nii-öelda püstkodades elavad neenetsid on igal juhul põlisrahvas Venemaa jaoks. Aga näiteks isurid, kes on nagu paljuski moderniseerunud tänaseks päevaks. Kuigi nad on ametlikult selles väikesearvulises põlisrahvaste registris, siis nagu poliitilisel tasandil Venemaa nendesse ei suhtu samaväärselt kui näiteks neenetsidesse. Ja kui siin veel 2-3 aastat tagasi käis väga aktiivselt oli teemaks karbamiiditehase ehitamine isurite aladele, siis ka ütleme Venemaa regionaalsed võimud ja isegi mõned Venemaa soome-ugri sellised juhtivad tegelased justkui nagu ütleme nii, et ei austanud nagu päriselt isur või no ei pidanud neid põlisrahvaks nagu sellises nagu Venemaa tähenduses. Ja võiks siis öelda seda, et see Venemaa lähenemine on üsna selline omamoodi, ei vasta rahvusvahelisele õigusele ja erineb nagu sellest globaalsest konsensusest, mis ÜRO-s on tekkinud viimaste aastakümnete jooksul. See siis otseselt mõjutab ka soome-ugri meie hõimurahvaid Venemaal. Aga samas peab ütlema, et Venemaa käitumine siin ei ole päris süsteemne. Et mõnikord nad on ka võtnud mõne mordva vaba riigi esindaja oma delegatsiooni ÜRO põlisrahvaste foorumil, jättes kuidagi nagu lahtiseks selle, et on nad siis ikkagi põlisrahvas või ei ole. Et ma arvan, et see nagu viitabki selle Venemaa doktriini küllaltki sellistele nõrkadele alustele. Siis näiteks Hiina on teine riik, mis ei puuduta otseselt soome-ugri rahvaid. Aga Hiina väidab, et nendel põlisrahvaid ei ole. Et nad küll tunnistavad rahvusvahelist õigust põlisrahvaste küsimuses, aga kuna nendel põlisrahvaid pole ametliku poliitika järgi, siis nendele see ei kehti. Eraldi case on Suurbritannia ja Prantsusmaa, mis võiks öelda on Euroopa kõige põlisrahvaste vaenulikumad riigid ja kõige kahepalgelisemad ka. Sellepärast, et ühelt poolt nad on hääletanud ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni poolt, mille põhipoint on see, et põlisrahvad on rahvad ja sellest tulenevalt neil on enesemääramisõigus ja teised kollektiivsed õigused, mis paljuski tulenevad enesemääramisõigusest. Ametlikult on nii Suurbritannia kui Prantsusmaa hääletanud selle deklaratsiooni poolt. Tänaseks on muideks selle poolt hääletanud 145 riiki, ehk siis tõesti see väljendab rahvusvahelist konsensust. Aga kuidas siis Suurbritannia ja Prantsusmaa kuluaarides käituvad? Näiteks olukordades, kus Euroopa Liit kujundab enda seisukohti põlisrahvaste küsimuses, kas siis ütleme ÜRO-s või kusagil mujal. Suurbritannia ja Prantsusmaa alati ütlevad, et meie tegelikkuses kollektiivseid õigusi ei tunnista.
Meie üldse ei tunnistagi nagu põlisrahvaid rahvastena ja eriti tige on siin põlisrahvaste suhtes Prantsusmaa, kes alati üritab läbi suruda sõnastustes seda, et sõna põlisrahva asemel kasutatakse põlisrahvaste kogukonnad. Ja see vahe on väga suur. Rahvastel on enesemääramisõigus, kogukondadel ei ole. Ja lõpuks tavaliselt Prantsusmaa alati Euroopa Liidu sees kaotab need sellised lahingud, aga kindlasti see nende seisukoht ei ole väga nagu konstruktiivne ja ta ei ole ka loogiline. Ja miks see on? Ma arvan, et ei ole juhus, et need kaks riiki, Suurbritannia ja Prantsusmaa, on ka ühed suurimad endised koloniaalimpeeriumid, et eks nagu sealt tuleb neid põhjusi otsida. Aafrika riigid on ka nagu omaette selline rühm, et väidavad, et erinevalt Hiinast, et kes ütleb, et meil pole põlisrahvaid, Aafrika riigid, mitte kõik, aga ütleme suur osa, leiavad, et neil on kõik põlisrahvad ja eristavad siis rahvusvähemusi ja võib-olla selliseid nagu haavatavaid rahvusrühmi. Aga siiski, vaatamata nendele erinevustele on tekkinud selline globaalne konsensus selle ÜRO deklaratsiooni näol, mida Eesti on toetanud algusest peale, millest siis võib järeldada, et Eesti riigina toetab põlisrahvaste enesemääramisõigust. Ja võib-olla lisaks nendele sellistele erisustele võiks ka öelda, see on siis nagu isiklik kogemus selle 3 aasta jooksul, et mõnikord nagu esineb ka selliseid, ma nimetaks neid veidrikeks, kes nagu absoluutselt ei vasta mingile põlisrahva määratlusele. Aga iga hinna eest üritavad ennast põlisrahvana esitleda ja võib-olla kõige äärmuslikum näide sellest on siis Läti venelastest põlisrahvaste ühing, kellel on väga aktiivne liige, kes käib nagu reisib mööda maailma ringi New Yorgis ja Genfis ja kus iganes ja siis üritab teha selgeks, kuidas Läti Vabariik vahistab oma põlisrahvast venelasi ja toob seal välja rida põhjuseid, kuidas Läti on sulgenud või on keelanud ära Venemaa telekanalite näitamise Lätis ja kuidas see riivab nende kultuurilisi õigusi ja nii edasi. Et see, me võime selle peale naerda, aga teiselt poolt see näitab ka selle põlisrahva määratluse hägususele, et on võimalik ka sellistel veidrikel sinna ÜRO-sse pääseda, sõna võtta ja ütleme, meie siin teame, et tegemist on sisuliselt ütleme siis nagu klounidega, aga ülejäänud maailma põlisrahvad ei pruugi sellest aru saada. Et kuidas võiks üks Lõuna-Ameerika näiteks põlisrahva esindaja või kuidas peaksid maoorid teadma, et tegemist on sisuliselt nagu sellise šarlataniga. Et ainult sel juhul, kui seal samas auditooriumis on keegi, kes oskab sellele vastukaaluks midagi öelda. Et kui see Läti venelaste esindaja esines põlisrahvaste foorumil 2015 oli see, et siis mul oli võimalus foorumi liikmena kohe pärast tema sõnavõttu teha selgeks sellele, ma ei tea, peaaegu 1000-lisele publikule seal suures saalis, et see on nagu nii-öelda vale. Aga siiski on võimalik nagu läbi pugeda sellest süsteemist ka sellistel inimestel. Nii, nüüd võib-olla see on taustaks, et kuidas siis põlisrahvaid määratletakse. Nüüd võiks veidi rääkida ka sellest nii-öelda põlisrahvaste liikumisest. Et
et see, mida võiks nimetada praegu rahvusvaheliseks selliseks nagu kaasaegseks põlisrahvaste liikumiseks, kasvas välja 20. sajandi keskpaiga sellise, ütleme siis nagu dekoloniseerimise liikumisest, kus juhtiv roll oli Põhja- ja Lõuna-Ameerika põlisrahvastel, aga kus ka saamid. Saamid olid väga aktiivselt selles süsteemis sees. Et see põlisrahvaste liikumise ajalugu on omaette väga põnev teema. Ma ei pea ennast selles osas eksperdiks, aga ma mõtlen, et see on küll asi, nagu millest võiks kunagi ka tulevikus, kas siis Rõimuklubis või mujal eraldi rääkida. Aga tänaseks päevaks on tõesti tegemist sellise üsna, ütleme, igal juhul globaalse ja pigem nagu kasvava mõjuga liikumisega. Mis on selle eesmärgid? Ühelt poolt siis see on see, et tugevdada põlisrahvaste staatust ja kohalolekut ja nähtavust poliitilistes ringkondades, nagu näiteks sama ÜRO süsteem, igasugused rahvusvahelised kokkulepped, et aidata põlisrahvastel oma õigusi teostada ja tõsta põlisrahvaste elustandardit igas valdkonnas, kas haridus või tervishoid või kultuur. Et see on üsna selge, et põlisrahvaste olukord enamikes riikides, kus nad elavad, on üsna nagu oluliselt kehvem kui siis dominantsete rahvaste oma. Näiteks Guatemala maiade puhul on olukord võib-olla üks hullemaid, kus nende sissetulek on võib-olla 4-5 korda väiksem, ütleme siis nende kontekstis latiinodega võrreldes ja kus enamus lastest kannatavad siis põhimõtteliselt nälga. Ja need erinevused just lähevadki siis nagu seda põlisrahva liini kaudu. Et see on üks selline äärmuslik näide, aga üldiselt põlisrahvad on peaaegu igal pool selline haavatav ja nagu siis marginaliseeritud osa sellest riigist. Et see on ka siis põhjus, miks see rahvusvaheline liikumine on tekkinud. Ja mida siis see nii-öelda põlisrahvaste liikumine on saavutanud tänaseks päevaks? Tegelikult päris palju, kui hakata mõtlema. Et kõik miks see ÜRO tegevus, alustades põlisrahvaste õiguste deklaratsioonist, sellest, et ÜRO-s on olemas eraldi põlisrahvastega tegelevad mehhanismid, nagu see põlisrahvaste püsifoorum, ekspertmehhanism, põlisrahvaste õiguste eriraportöör. See pole tulnud riikide algatus. See on ikkagi põlisrahvaste endi algatus, mis on aastakümneid toimunud ja mille tulemusel riigid on mõnes mõttes olnud sunnitud siis vastama sellele põlisrahvaste survele ja looma siis selliseid erinevaid kehandeid või siis vastu võtma olulisi dokumente, nagu see ÜRO deklaratsioon, mis siis tunnistavad põlisrahvaste õigusi. Et selles mõttes see on nagu väga selgelt põlisrahvaste poolt tulnud ja paljuski ka nende poolt kujundatud kogu see süsteem. Üks selle põlisrahvaste liikumise suuri, ütleme selliseid verstaposte oli põlisrahvaste maailmakonverents 2014. aastal New Yorgis, mis oli siis sisuliselt ÜRO Peaassamblee istung, kus võeti vastu selle konverentsi dokument, mille üheks sisendiks oli põlisrahvaste endi ettepanekud ja soovitused. Ja siis selle maailmakonverentsil muuhulgas oli ka Eestil teatav küllaltki tähtis roll ja see oli see, et kui seal esinesid erinevate maailma piirkondade riigipead selle konverentsi sissejuhatuses ja Ida-Euroopa regioon, kuhu Eesti kuulub ÜRO süsteemis,
Ida-Euroopa regiooni poolt esines seal jällegi meie toonane president Ilves. Ja samas kui Lääne-Euroopat esindas Soome president Sauli Niinistö. Ja lisaks ühena põlisrahvaste esindajatest rääkis Norra Sami parlamendi president tol ajal Aili Keskitalo. Ehk siis ütleme, circa 10 kõige olulisema sõnavõtja seas sellel kõrgetasemelise konverentsil oli 3 soome-ugrilast. See on ka näide sellest, et tegelikult soome-ugrilased on seal on pildil vähemalt poliitiliselt ja tegelikult ka rohkemgi veel. Ja mida siis Eesti seisukohas vaadates on pigem siis hea. Ja kui nüüd rääkida veel, mida siis põlisrahvaste liikumine teeb või mida ta on korda saatnud, siis jälle meil on see projektor siin või kes meil siin see ekspert oli? Vahepeal küsin, kas on äkki selle jutu kohta mingisuguseid mõtteid, või sõlutab põlisrahvaste määratlust, et kas midagi sellest eelnevast kuidagimoodi tekitab küsimusi või palun? Paar sõna nüüd selle eestlaste või meie rahvaste seotuse kohta nende põlisrahvastega maailma liikumises. Tähendab, Eestis on inimesi, kes mõtlevad sellel teemal ja käsitlus on umbes selline, et eestlased on põlisrahvast pärinev, valdavalt põlisrahvast pärinev rahvas, aga ise põlisrahva hulka ei kvalifitseeru. Küll aga näiteks setod ja need, kes ise ennast kvalifitseerivad põlisrahvast ja neid on üle Eesti mingite hinnangute umbes 30 000. Samas on see, et põlisrahvas peab määrama ennast kogukonnana ja vaat siin ongi see, miks eestlased ei ole põlisrahvas. Nad ei ole kogukonnas enam, ei kuulu kogukondadesse. Nii, aga siis on põlisrahva liikumise nime all oldi koos Setomaal Kõrru külas üle 10 aasta tagasi ja siis moodustati põlisrahva liikumine, nimetati seda ja sellel oli siis seisukoht, et ta ei taotle Eesti riigi tunnustust. Vastupidi, Eesti riik peaks oma tunnustust taotlema. Aga siis loodi EVT, mis on tegelikult Eesti Vabariigi territooriumi põlisrahvaste sihtasutus, mis on registreeritud, mis on sihtasutus ja mis esindab siis seda liikumist nüüd ametlikult. See on selline väike organisatsioon ja nüüd siis põgusalt selle esindaja oli 2 mandri, umbes 50 rahva kokkutulekul. See toimus Sonora kõrves Mehhikos. Ja siis seal oli, see oli selline vaeselt läbi viidud tolmusel ilmamooluta jalgpalliväljakul toimus 3 päeva. Ja seal kohal oli siit maalt oli 2 inimest esindajana. Oli üks naissoo esindaja, kes viibib praegugi Mehhikos ja kes on palju külastanud, eriti neid maiarahvaid nimetatud seal Guatemalast ja tõlkinud nende luulet ka. Aga siis oli ka kohal tuntud ajakirjanik Raid ja siis veel Euroopast väga mitmesuguseid eksemplaare inimesi ja siis oli selline asi, et see Eesti siis põlisrahvaste sihtasutuse esindaja loeti delegaadiks nende poolt
ja need olid siis vanas mõistes indiaanlased, seal umbes üle 50 rahva, mõlemad mandrid, siis mõlemad padakonna mandrid. Ja siis ja teised Euroopast igasugused olid vaatleja seisuses. Ja muidugi siis olid veel ajakirjanikud, kelle hulka kuulus ka siis Andres Raid. Et nii palju, siis see oli ka omamoodi võrreldab siis selle, kui mainisid, et oli see 3 inimest seal, siis omamoodi tunnustus oli ka see, et ta loeti delegaadiks. No see oli mul, tahtsin natuke lisada. Väga hea, aitäh. Et just, et see põlisrahvaste teema on Eestis, siin on sellega tegeldud küll, ja siin on teatav järjepidevus, nagu ma nüüd näen selle Standing Rockiga. Sellest saab ka veel pikemalt võib-olla hiljem rääkida, ka võib-olla pärast üritust. Aga siis, et mida siis veel see rahvusvaheline põlisrahvaste liikumine on korda saatnud, et üks teema, kus põlisrahvad on väga häälekad, on kliimamuutused. Ja alates, ma olen juba mitu aastat, on põlisrahvaste delegatsioonid kohal käinud nendel COP kohtumistel. See on kõik üle-eelmisest aastast Pariisist, kus olid kohal vähemalt 4 kontinendi põlisrahvaste esindajad ja kes ühelt poolt tegid tänavatel meeleavaldusi, võtsid seal ühe jõelaeva Senni jõel ja tegid ta need Amazonase kanuuks või midagi sellelaadset. Et ühelt poolt olid nagu nähtavad, aga samas toimus ka väga tõsine poliitiline lobitöö nende põlisrahvaste esindajate poolt, sest üheks võtmeküsimuseks nendel Pariisi läbirääkimistel oli see, et kas sellesse Pariisi kliimakokkuleppesse sätestada inimõiguste teema. Ehk siis, et kas peaks nõudma riikidelt, et kui nad ühelt poolt vähendavad oma fossiilkütuste heiteid või tarbimist ja hakkavad rohkem vaatama taastuva energia poole, aga see võib olla näiteks hüdroenergia, mis võib tähendada uute tammide ehitamist põlisrahvaste maadele või siis seal metsa kasutuse ümberkorraldust, et kas sellisel juhul peaks ka järgima inimõigusi, muuhulgas siis põlisrahvaste õigusi. Ja ühel hetkel nendel läbirääkimistel see inimõiguste teema just nagu heideti kõrvale, aga paljuski põlisrahvaste esindajate lobi tulemusel see inimõiguste mõiste ikkagi toodi tagasi. Mitte päris sellises sõnastuses, nagu põlisrahvad seda soovisid, aga siiski oli nagu väga selge mõju ja see on see koht, kus see poliitiline lobitöö, mida meie siin otseselt ei näe, ega ei tea sellest ja selline kodanikuliikumine tänavatel toetavad üksteist väga võimsalt ja pärast seda Pariisi küllaltki õnnestunud algatust on põlisrahvad ka järgnevatel, järgneval sellel COP-il kohal olnud ja on muutumas nagu selliseks üheks väga tugevaks hääleks selles kliimamuutuse debatis. Ja see otsapidi puudutab ka saame, sest ka saamid on just kliimamuutuste osas teinud väga toredaid klippe, kus nad rõhutavad selle teema olulisust. Klippe täna vaatama ei hakka, aga see on kindlasti üks valdkond, kus ja põlisrahvad ei tee seda lihtsalt nagu mures maailma pärast, aga kliimamuutus on juba tänase päeva hakanud negatiivselt mõjutama paljude põlisrahvaste eluolu ja need ohud on päris suured. Nüüd tulles tagasi selle Standing Rocki vastasseisu juurde, ehk siis see Põhja-Dakota nafta toru ja kõik sellega seonduv, et see on kindlasti tänaseks päevaks maailma põlisrahvaste kõige nähtavam tegevus ja selle põlisrahvaste aktivismi võib-olla kõige parem näide maailmas, et ma ei oska öelda, et kas varem ajaloos on põlisrahvaste võitlused niivõrd palju tähelepanu leidnud maailmas, et ma pigem pakun, et mitte. Ja siin on lihtsalt mõned pildid sellest, millise mõõtme kõik see protest seal võttis. Ja
et siin on siis see telklaager, mis on püsti pandud. Me näeme seal nii Põhja-Ameerika põlisrahvaid kui ka nagu, ütleme, igasugust muud rahvast. Ja nüüd on siis see seos meie hõimurahvastega, et tuleme siis saamide juurde, et saamidega on siis see lugu, et nad on selles rahvusvahelises põlisrahvaste kogukonnas väga nähtavad. Võib-olla isegi on nii, et nad on kõige nähtavam põlisrahvas, kui me vaatame nagu üksikuid rahvaid. Ja seda mitmel põhjusel. Aga see on nagu tõend sellest või kinnitus, et see on jälle seesama Standing Rocki vastasseis Põhja-Dakotas, kuhu on kohale lennanud delegatsioon Norra saame ja siin siis kaks naisterahvast näitavad üles solidaarsust siis nende Põhja-Dakota siudega. Ja palun, hõimurahvad rahvusvahelise põlisrahvuse liikumises, tegelikult see nagu ongi see, milles me peaksime rääkima, ja ütleme see saamide toetus siis selle Standing Rock protestijate vastu avaldus mitmel moel, et siin on lihtsalt näide, kuidas Norra saami parlament väljendab solidaarsust nendega. Ja muideks siin on Norra saami parlamendi endine president Aili Keskitalo. Ja sellest saamide huvist Standing Rocki vastu tekkis üks väga huvitav lugu ja pretsedent. See noormees siin on üks juhtivaid Norra saami aktiviste. Niila Bieska on ta nimi. Ja minu teada ta käis ise kohal seal, aga ühel hetkel ta sai teada, et see Standing või see North Dakota Access Pipeline on põhimõtteliselt nagu suurfirmade konsortsium. Ja kogu seda naftatoru ehitamist finantseerivad loomulikult siis ka nagu pangad üle maailma. Ja sealhulgas tuli välja, et 2 Norra panka on seotud selle projektiga. DNB, Norra suurim pank ja üks Norra suuri fondijuhtimisfirmasid, Odin Fund Management. Nüüd see Niila Bieska võttis aluseks ühe sõltumatu raporti selle Standing Rock vastasseisust. Läks ja kohtus mõlema nende Norra panga ja selle fondijuhtimisfirma esindajatega Oslos. Rääkis sellest. Tulemus oli see, et DNB müüs selle kohtumise järel $3 miljoni ulatuses aktivaid sellest naftatoru konsortsiumist ja lubas veelgi rohkem ennast eemaldada sellest projektist. Ja siis see fondijuhtimisfirma Odin müüs $24 miljoni ulatuses aktsiaid, mida aktsiaid selle konsortsiumi firmadest, mida see fondijuhtimisfirma omas. Ja väidetavasti see oli alles nagu algus, et see oli nagu esimene samm. Ja siis me näeme seda, kuidas üks soome-ugri rahvas hakkab juba nagu reaalselt, konkreetselt mõjutama sellist protsessi, mis toimub Põhja-Ameerikas. See on võimas. Ja näitab ka seda nagu tõesti, et ühelt poolt, kui globaalseks see põlisrahvaste liikumine on muutunud ja et millised võimalused on ka teistel rahvastel ja riikidel, keda see konkreetne konflikt otseselt ei puuduta, aga siiski neil on võimalus konkreetsel moel siis olla solidaarsed antud juhul siis nendele siudele. Ja siin võiks küsida, ja selles mõttes see Tallinnas toimunud aktsioon on täpselt sama teema, et võib-olla see olnud nagu enamat kui see meeleavaldus Ameerika saatkonna kõrval, aga ka see on minu jaoks väga tähenduslik. Ja näitab seda, et Eestis on inimesed, kes ennast ka nagu suhestavad selle põlisrahvaste liikumisega.
nii, nüüd kui veidi veel rääkida, et mis on toimumas ÜRO-s ja mis on nagu tänasel päeval ÜRO-s selline kõige põnevam areng, mis puudutab põlisrahvaste õigusi ja põlisrahvaste staatust, siis see on see, et töötatakse välja süsteemi, et põlisrahvaste esindusorganisatsioonid, ala nagu näiteks Norra Saami parlament, saaksid omale ÜRO-s eristaatuse, mis erineks MTÜ-dest. Ehk siis ÜRO-s on MTÜ-del, nagu kodanikuühiskonna esindajatel eraldi selline staatus, mis lubab, on võimalik taotleda omale sellist eraldi staatust, mis annab ligipääsu paljudele ÜRO siis, ütleme, istungitele ja aruteludele. Et see on see süsteem, mida haldab ECOSOC, ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjon. Aga muidugi põlisrahvad väidavad, et nende esindusorganid, näiteks ütleme Norra Saami parlament, ei ole kodanikuühiskonna organisatsioon või ei ole nagu MTÜ, see on midagi muud. Et ta on sisuliselt ühe rahva esinduskogu ja seetõttu ka nende staatus peaks olema ÜRO süsteemis teine. Neid ei saa panna lihtsalt kõrvuti mis tahes MTÜ-ga. Ja praegu töötataksegi välja süsteemi, et kuidas põlisrahvaste esinduskogud saaksid omale eristaatuse. Et siis osaleda ka näiteks ütleme seal ÜRO peaassamblee istungitel ja kõikidel istungitel, mis otseselt puudutavad põlisrahvaid. Me ei tea täpselt, mis see lahendus saab olema, aga tõenäoliselt selle aasta lõpuks see on olemas. Kuidas see mõjutab soome-ugri rahvaid? No soome-ugri rahvastel, kui me mõtleme saamidega on põhimõtteliselt kõik okei, et nende pärast me ei pea muretsema. Kõik nende parlamendi, pean silmas Norra, Rootsi ja Soome ilmselt saavad selle eristaatuse ühena esimestest. Aga me mõtleme Venemaa võimurahvaste peale. Millised on nende esinduskogud? Kas keegi tahaks näiteks pakkuda välja ühe Venemaa võimurahva esinduskogu? Võib-olla Andres näiteks oskab midagi, kas näiteks Karjala kongress võiks sobida? Kuidas? Jah, võtame näiteks siis selle Komi kongressi, et see praegune areng võib viia selleni, et Komi kongress võiks taotleda seda eristaatust ÜRO-s ja siis nii, et nende esindaja käikski seal aeg-ajalt kohal. Kuidas oleks näiteks Seto-Kuningriigi ülesotsped? Nii, et täpselt, et Seto on teine teema. Et ma tahaks nagu selle Seto teema jätta sellise maasikana meile lõpupoole, aga igatahes see on võimalus. Aga nüüd see vaidlus või debatt, mis praegu käib, on see, et kes siis seal ÜRO-s hakkab otsustama, et millist põlisrahvaste esinduskogu lasta sinna ja millist mitte. Sellepärast, et ÜRO on ikkagi ju riikidevaheline organisatsioon. Lõpuks ikkagi riigid otsustavad nagu selle ÜRO tegevuse põhimõtted. Ja on selge, et põlisrahvaste suhe riikidega on küllaltki pingeline ja on riike, kes ei tunnista oma põlisrahvaid, nagu me juba kuulsime. Ja võtame näiteks sellise näite nagu Krimmi-Tatari esindusorgan Medžlis. Et kas arvate, et Venemaa nagu hea meelega annab nendele põlisrahva esinduskogu staatuse ÜRO-s? Vaeva, ta teeb kõik selleks. Jah, aga Venemaa on nagu päris mõjukas ÜRO liikmesriik. Et selles mõttes, et siin on see küsimus, et milline vetoõigus saab olema üksikutel riikidel olukorras, kus on sellised politiseeritud teemad. Ja on oht, et kõik see protsess lõpuks nagu muutub mõttetuks, kui ainult riikide sõbralikud põlisrahvaste esinduskogud saavad selle staatuse. Aga praegu pole veel midagi otsustatud, töö käib ja igatahes see on pigem võimalus ka nagu Venemaa võimurahvastele ja võib-olla siis ka näiteks Setodele, kui asi jõuab selleni, et Setod ka ennast nagu üheselt määratlevad põlisrahvana ja võib-olla, et kui Eesti riik seda nii-öelda tunnustab. Nüüd põhiliselt ÜRO osas selles põlisrahvaste liikumises oli juttu ja võib-olla siis ma natuke kommenteerin seda, et
kuidasmoodi siis soome-ugri rahvad tänasel päeval välja näevad sellisel maailma laval. Et Venemaa hõimurahvaid olen näinud seal üsna harva ja kui nad on seal, siis tavaliselt osana riigi ametlikust delegatsioonid ja sel juhul nad täidavad väga lojaalselt oma ametnikest kuraatorite ülesandeid. Kui nad sõna võtavad, siis on kõik need sõnavõtud loomulikult koordineeritud, ilmselt ka ette antud võimude poolt ja võrreldes väga paljude maailma põlisrahvastega, kes kasutavad näiteks neid kohtumisi omavaheliseks võrgustumiseks, siis Venemaa põlisrahvaste delegatsiooni liikmed on tavaliselt istuvad kusagil oma ette ja sellist nagu võrgustumist teiste põlisrahvastega on küllaltki vähe. Et see on mu selline visuaalne mulje. Ja selles suhtes nagu rahvastena, rahvaste esindajatena Venemaa põlisrahvad seal nagu õieti nad ei olegi nähtavad. Et kui ka sõnavõtte teevad põhiliselt ametnikud ja poliitikud, tihtipeale on niiviisi, et siis samal ajal, kui see Venemaa ametnik peab ametliku sõnavõtte, siis need rahvariietes põlisrahvaste esindajad, kelle seas on ka soome-ugri või ütleme siis nende uurali rahvaste esindajaid, on seal ümberringi, aga nad ise tõenäoliselt nagu räägivad vähem. Et rohkem on selliseks visuaalseks dekoratsiooniks, eks öelda. Ja mõningane erand siin kogu sellest nagu Venemaa hõimurahvaste pildis on siis Karjala poiss Aleksei Tsõkarev, keda ilmselt paljud teist ka tunnevad ja on võib-olla siin kohanud ka Fenno-ugri üritustel, kes on siis praegu juba teist ametiaega ühe ÜRO põlisrahvaste mehhanismi, ekspertmehhanismi liige ja kes on suutnud omale välja võidelda päris tugeva eksperdi staatuse. Tehes seda minu hinnangul täiesti sõltumatu eksperdina, ehk siis nagu ilma riigipoolse toetuseta. Ja mis tähendab, et läbi Aleksei kaudu on vähemalt karjalased ÜRO-s küllaltki hästi esindatud just nagu sellises sisulises teemas. Aga peale tema eriti ütleme siiani pole olnud, aga nüüd on jälle nagu mõnes mõttes hea areng see, et selle põlisrahvaste foorumi, kus mina olin liige viimased 3 aastat uueks Venemaa põlisrahvaste esindajaks on isur Dmitri Arakasaitsev. Ehk siis nagu selles mõttes soome-ugrilaste hõimurahvaste positsioon just nagu sellisel ekspert-tasandil on tegelikult päris tugev. Ja nii Aleksei kui ka Dima on olemuselt sõltumatud ja see annab lootust. Et mida nüüd nad täpselt korda veel saavad, et seda aeg näitab. Ja siis võib-olla veel saamidest, et nagu siin oli juttu, et siin on mõned pildid muideks põlisrahvaste püsifoorumist sellest aastast, et see on selle foorumi avamine, kus kultuuriprogrammiga esinevad, see peaks olema Mansi ja Neenetsi maalt. Siis on selline tüüpiline pilt sellest põlisrahvaste foorumi istungist. Panin ka enda sinna, et nagu tõendiks, et ma olen ka seda tegelikult käinud. Siin on mõned Lõuna-Ameerika põlisrahvaste esindajad. Et üldiselt kui visuaalselt on see äärmiselt närvikas ja kirev kogu see põlisrahvaste püsifoorum, et ilmselt kõige värvikam selline üritus, mis seal ÜRO peakorteris New Yorgis toimub. Siin on muideks Eesti suursaadik Sven Jürgenson, kes peab Eesti riigi nimel või teeb sõnavõttu. Siin on veel pilte.
põlisrahvaste esindajatest, ehk siis nii nad istuvad seal toolidel, kus tavaliselt on riikide esindajad, aga siis 2 nädalaks igal kevadel New Yorgis siis nagu nii-öelda okupeerivad need toolid põlisrahvaste esindajad. Ja siin on siis pilt sellest väiksemast nende ekspertrühmast, siis need ongi siis need foorumi liikmed, kes siis selle istungiga paralleelselt arutavad asju ja selle tulemusel võtavad vastu ametlikud foorumi soovitused saamidest. Ehk siis kui keegi on üldse, kui mingi hõimurahvas peaks olema eeskujuks, kuidas rahvusvaheliselt tegutseda, mitte ainult siin soome-ugrilastele, aga üldse maailma põlisrahvastele, siis need on tõenäoliselt saamid. Esiteks, nad on nii-öelda ÜRO süsteemis nähtavad väga mitmel moel. Kas või alustades nende rahvariietest, peab mõtleda sellega, et neid on seal päris palju. Ja lihtsalt on võimatu neid mitte märgata seal. Ja samal ajal ka sellisel eksperttasandil on nad väga hästi imbunud ÜRO struktuuridesse, nii ametlikult kui mitteametlikult, ja kasutavad seda ÜRO nagu maksimaalselt selleks, et oma poliitilisi eesmärke täita. Ehk siis see ÜRO nende jaoks võimalus oma positsioone tugevdada siis kas vastavalt Norras, Rootsis või Soomes. Ja see süsteem toimib. Üks asi, mis minu jaoks on väga positiivne saamide puhul on see, et nende delegatsioonid on väga noored. Ehk siis nad kasutavad seda võimalusena näidata noortele tulevastele saami aktivistidele, mismoodi see rahvusvaheline töö toimib. Ja kindlasti see on mõnes mõttes ka selline nagu motiveerimine. Et siin on näha, kuidas saami neiud valmistuvad ilmselt üheks sõnavõtuks. See on üks noor saami aktivist, Aslak Holmberg, kes teeb sõnavõttu siis Soome saamide nimel. See on nüüd seal põlisrahvaste foorumis on niiviisi, et lisaks siis nagu riikidele ja üksikutele põlisrahvastele on seal sellised nagu ütleme siis sellised väikesed nagu nõukogud või inglise keeles sõna caucus ehk siis nagu sellised väikesed komisjonid, võiks öelda. Aga saamid, kas Venemaa saamid ka tegutsevad? Nad aeg-ajalt on seal kohal käinud, aga ütleme nii, pole kuigi nähtavad. Et pigem on saamidega see lugu, et kui nad on tahtnud minna ÜRO-sse, siis Venemaa pole neid sinna lasknud. Ja nad võib-olla küll jõudsid sinna, aga suurte pingutuste kiuste. Ehk siis Venemaa saami olukord tegelikult on nagu, see on omaette teema, aga seal neid eriti ei näe. Kui ma praegu räägin saamidest, siis need on eelkõige Norra, Soome, Rootsi. Ja siin see on näide sellest nagu töö noortega, võiks selle kohta öelda, et seal foorumis on selline nagu noorte komisjon, kes aeg-ajalt teeb ühiseid sõnavõtte noori puudutavatel teemadel ja selleks sõnavõtuks siis valittakse üks nii-öelda spiiker ja siis teised selle siis komisjoni liikmed on seal selja taga, nad näitavad solidaarsust ja praegu me näeme, kuidas siin selleks spiikeriks on ka üks saami neiu. Ehk siis see on nagu see töö, mis käib ja see ei ole juhuslik, aga see on nagu süsteemne. Nii, ja see on siis Norra saami parlamendi endine president Aili Keskitalo, kes peab siis Arktika põlisrahvaste nimel ettekannet põlisrahvaste maailmakonverentsil 2014 New Yorgis. Et niiviisi see siis umbes käib ja ma korra Aili Keskitaloga kohtusin ja rääkisin nende teemadel, siis ta kinnitas mulle, et nende jaoks, siis Norra saami parlamendi jaoks on kogu see ÜRO töö peaaegu prioriteet number 1. Et see on see, mille kaudu nad tõstavad enda ütleme staatust ja tõsiseltvõetavust ka siseriiklikult. Nüüd, see on ühelt poolt väga tore, et on olemas selline hõimurahvas saamid, kes kõike seda teevad, aga kui nagu otsida siin probleemi, siis see on see, et saamid paraku ise nagu ei määratle
eriti soome-ugrilastele. Loomulikult on nad teadlikud, et saami keel või keeled on soome-ugri keeled, aga ütleme, siiani, kas vähemalt nendes nagu ÜRO keskkondades, ÜRO mehhanismides ei ole küll saami kuidagimoodi nagu teiste soome-ugri rahvaste eest kostnud või üldse nagu sel teemal suhestunud, et nende huvid on ikkagi nagu, ütleme, nende solidaarsus on pigem, võiks öelda, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika põlisrahvastega kui komide või maride või murtidega. Et sellel on kindlasti oma ajaloolised põhjused, et see väärib täiesti oma nagu arutelu, aga on selge see, et saamid ajavad seal ÜRO-s saami asja ja mitte soome-ugri asja. Et kas olukord võiks muutuda, kas kuidagimoodi võiks nagu mingisuguseid selliseid partnerlusi tekitada, et seda näitab aeg. Aga praegu on paraku. Ja mõnes mõttes nüüd järgneva 3 aasta jooksul on võimalus, et see natuke muutub. Sellepärast, et praegu on põlisrahvaste foorumis 2 soome-ugri esindajat, on see Isur Tiimas Vaitsev ja on ka Soome saamide esindaja Anne Noorgam. Ehk siis vaatame, et äkki nad moodustavad sellise uue Isuri saami nagu telje ja millega ühtest ka nagu korda saata. Nii, et võtan lühidalt veel kokku selle, et Eesti osa selles, mis on olnud, et tegelikult Eesti on riigina panustanud suhteliselt päris palju just nende ÜRO põlisrahvaste mehhanismide töösse. Et kui ma mõnikord olen näinud neid erinevate riikide panuseid, siis Eesti on seal 3. või 4. kohal, mis puudutab just näiteks kas või põlisrahvaste foorumi rahastamist ja selliseid asju, et see on küllaltki muljet avaldav. Eesti esindajad on olnud põlisrahvaste foorumis minu info järgi 2008. aastast alates, nüüd tekib küll 3-aastane paus, aga Eestit teatakse, seal hinnatakse ka põlisrahvaste poolt ja ütleme, et siin on nagu mitmeid teisi tegevusi, millest praegu ei jõuagi rääkida, aga kindlasti on Eesti maine nendes põlisrahvaste ringkondades hea. Ja teha võiks veelgi rohkem. Toon ühe näite, et osaliselt ka nagu soome-ugri soome-ugri sellise nagu ekspertide töö tulemusel võttis ÜRO Peaassamblee selle aasta alguses vastu sellise otsuse, et kuulutas 2019. aasta rahvusvaheliseks põlisrahvaste keelte aastaks. See on nüüd ametlik, nii saab olema. Ja see, ma arvan, et see poleks juhtunud, kas ma näiteks sellise, mainisin Aleksei Tsõkarevi, näiteks nagu ilma tema nagu teatava sellise tööta ja ütleme, mul põlisrahvaste foorumis oli ka võimalus kaasa aidata sellele protsessile. Et sealt see mõnes mõttes sai alguse ja siis juba teised inimesed võtsid selle üle ja tänaseks on ÜRO Peaassamblee selle idee kuulutanud välja ametlikult. Et ma arvan, et tegelikult me kõik ju teame, et soome-ugri rahvastel on ju keele küsimus üks tähtsamaid ja see on mõnes mõttes võimalus ÜRO egiidi all teha veelgi rohkem, et mõelda, mida riik saaks siin teha, mida näiteks kodanikuühiskond saaks teha, et ma arvan, et see on päris suur võimalus. Ja ka näiteks see, et sel aastal septembris möödub 10 aastat ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni vastuvõtmisest, samal ajal on Eesti Euroopa Liidu eesistujariik, ehk siis on võimalus ka nagu Euroopa Liidu sees ütleme siis sellist arutelu pidada põlisrahvaste õigustest ja võib-olla ka mingisuguse uue algatuse välja käia. Ehk siis nagu see Eesti jaoks, ma arvan, et see on üks väga põnev teema ja üht-teist on korda saadetud, aga ma arvan, et veel rohkem võimalusi seisab ees. Nii palju minu poolt, aitäh, et siis võib-olla väike, kui on küsimusi, palju meil aega on? Natuke ikka aega on. Aitäh Oliverile, väga ülevaatlik ülevaade. Ma enda
enda tegevusest ja põlisrahvastest ja eriti muidugi saamidest. Aga ma usun kindlasti, et tekkis küsimusi. Oliver rääkis kõik nii selgeks, kui üldse annab olla. Lõplikku selgust siin pole. Jah, aga üks see plokk jäi, ma võib-olla ise näitasin kella, et kuidas siis selle Eestiga siis ikkagi on. On meil siis põlisrahvaid või äkki küsid saali käest, et aga ma küsiks, kas Eestis on põlisrahvaid just selles ÜRO tähenduses? Aga seto või... Nii, okei, setod? Setod veel, see... Muldid. Kas on rahvast või? Läks küsima nendelt, kas on rahvas või ei ole? Kas siin on? On siin mõni saalis, kes ütleb, et ta on muld? Kas kellelgi on väga selge nägemus? Kihnu on selge põlisrahvas Eestis. Nii? Nendel on elulaad, nendel on keel, nendel on territoorium ja õnneks ei ole naftajuhet veel. Aga siis tuleks neile anda ikkagi see hülgevõttimisõigus. Sest see on just nimelt see, mis teeb neist põlisrahva. Said eelmine aasta. Sai. Tähendab, see on kõidatud kogustab, aga põhimõtteliselt eelmist aastat alates. Aga kihlased peavad tulema kokku ja võtma otsused, et me oleme kihlaste kogu ja kuulutame ennast põlisrahvaks. Ja siis ÜRO-s. Aga siin on see nüanss, et siis nad sellega samas peaksid ütlema, et nad on kihlased ja mitte eestlased, sest ei saa olla mõlemat. Eestlased peaks väga kiusameid hakkama. See võib-olla motiveeriks neid. Aga arutelu koht. Aga setod, kas meil on mõni seto siin? Ei ole? Siis on võib-olla ei ole päris õige niiviisi tagaselja rääkida setodest, aga samas minu teada Seto kongress on ju vist 90-ndatel öelnud, et setod on põlisrahvas. Ma mäletan, mis see sõnastus täpselt oli või? Ei on otsustatud küll, jah, Seto kongressi vanemate kogu on see organ. Nende esindusorgan, 95 vist, 96. Jah, aga nii palju, kui ma olen setodelt küsinud, et kuidas nad siis, mis nende seisukoht on, et ma ei ole saanud ühest ja väga selgit vastust. Seda ei saagi kunagi, see ei ole loota, mis seda rahvuslik jõudid väga. Mina olen ka mitu korda küsinud seda, nemad ütlevad, et siis on, see asi on politiseeritud ja kui seda Venemaad nii naabruses ei oleks, et võib-olla siis me seda küsimuse tõstataks. Siin on ka see nüanss, et Venemaa väikesarvuliste põlisrahvaste registris on seda tulemas. Ja, aga arvuliselt neid seal oli väga käpu täis. 200 ametlikult rahvavandis ja muidu on mõtlust rohkem. Ma vaatan siin publikus, meil on siin ka üks Aet Inimõiguste Instituudist, kes ka käis põlisrahvaste foorumil sel aastal, et äkki tahaksid ka oma muljeid jagada, et kuidas seal soome-ugri rahvad välja paissi või kas sa märkasid üldse nüüd? Enamus, kes siin all välja paistavad, on ju kõik oma rahvariikides, et Soome omad ja pisut paistavad, aga eks oleks niisugune sulge ja värvi ja kõike muud, et see on piltigi. Aga see on muidugi, kui